Ma ütlesin viipekeeles oma nime, tervitasin teid ja soovisin teile ilusat päeva. Minu nimi Piret Aus, mul on siiralt hea meel tänane seminar koos teiega siin pidada. Ja oma lühikese sissejuhatuse juures tahaksin kõneleda sellest, et Statistikaameti andmetel on Eesti rahvaarv 1,3 miljonit. Sotsiaalkindlustusameti andmetel on puudega inimesi 133 000 inimest. See on 10% rahvastikust. Ja kui me siin saalis nüüd teeme loenduse 2, 4, 6, 8, 100, siis iga 10 võiks olla. Oleme Delfi ülekandes, tervitan ka kõiki neid, kes on seal teisel pool ekraani. Ja olen nõus väitega, et iga puue on erivajadus. Aga iga erivajadus ei ole puue. Minu erivajadus on kultuuri korraldamine. Ja tõenäoliselt seetõttu ma ka täna siin teie ees olen. Ja kui korraldajad kutsuvad teatrisse, kontserdile, laadale, spordivõistlusele kõik on oodatud, siis ma mõtlen, kes on need kõik? Kas inimene, kes kasutab käimiseks abivahendit, ratastooli või rulaatorit, kas tema saab tulla? Kas kurt saab osa kontserdist? Kas pime saab osa tantsupeost? Eesti rahvas on teatrirahvas. Ma loodan, et pärast Covidit on teatrikülastuste arv taas tõusnud ja ligi 1 miljon külastust võiks olla küll kalendriaasta jooksul teatrikülastust siis. Ja selleks, et kõik oleks tõepoolest oodatud, on veel pikk tee minna. Ja meil kõigil on samaväärne õigus saada osa kultuurist, olla kultuuri looja ja olla kultuuris osaleja, kultuuri tarbija. Tänasel päeval on meil, minu juurde tuleb Karin Allik, kes on selle seminaripäeva üks väga oluline võtmeisik ja paneb ette meile siia ühe slaidi ja selle slaidi peal on slido.com, kellel on nutivahendid siin saalis või ekraanide taga. Te saate terve päeva jooksul meiega kaasa rääkida, siis küll mitte häälega, aga kood, mida sinna lisada, 408 5884. Ja palun sinna siis esitage oma küsimused, tema punktid, mida, kuidas, ja me püüame päeva jooksul siis ka, ei luba, et kõigile küsimustele saame vastata, aga mõned küsimused saavad kindlasti vastuse. Ja päeva jooksul seda koodi kordan veel. Aitäh! Slido.com 4085884. Ja läheme siis tänaste ettekannete juurde. Ma arvan, et aplodeerida võib aplausina, käsi kokku plaksutades, proovime. Ja aplodeerida võib ka nii nagu viipekeeles, ja. Siis pane 2 kätt siia õlgade kõrgusele ja lehvita. Aitäh! 2 varianti kindlasti. Tänase seminaripäeva teater ligipääsetavus esimese ettekande jaoks kutsun lavale Lili Tiri. Ja Lili on Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika ja toimetuleku osakonna nõunik.
õigus. Ahah, nii, ma mõtlesin, et ma loen midagi valesti ette. Aga varem on Liili tegutsenud Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tegevjuhina. Ja juba hakka tulema. Ja ma tema ettekandes pealkirjaks ütlen ligipääsetavus Eesti avalikus ruumis ja kultuuriasutustes. Ole hea. Minu mikrofoni. Võta see, mis sealt tuleb. Jah, tõstame ümber, muidugi. Tere. Ma kuskilt uuringutest lugesin, et 40-ndates mehi kuulatakse rohkem kui 30-ndates naisi. Ja kui te lubate, siis natukene sätin ennast valmis hommikul. Luus on võib-olla natuke kortsus, aga pole hullu. Natuke suur kah teine, aga eks ma alla ka võtnud veidi. Nüüd vist on päris kindel, et kõik kuulavad mind palju rohkem. No endast ma võin natuke rääkida nii palju, et 40-ndates ma juba olen. Seda ma juba ütlesin. Ma töötan õpetajana. Siin eelmisel teisipäeval. Teate, mul on niimoodi, et õpetajat tuppa mina ei pääse. Mul nähtavasti on üks abivahend. Selline tore vahva abimees nagu ratastool. Ja mõtlesin, et mida ma siis võiksin teha nädala lõpul. Läheks äkki teatrisse. Vaatasin pileteid. Tundub täitsa muhe tükk. Valin välja. Hakkab piletit ostma, vaatan. Neetud. Ei olegi mitte mingisugust infot puuetega inimestele. Vaatan siia, vaatan tänna, mitte midagi ei leia. Okei, lõpuks leidsin 3. menüüst, 7. ribast. Aga kui seda oleks nägemispuudega inimene otsinud, siis palju õnne talle kõik need 7 menüüd läbi lugeda. Mina sain igal juhul oma pilete kätte. Kesklinna selline asutus ja see teater, mis ma valisin. Loomulikult tuleb pisikene eeltöö teha. Oli kirjas küll, et on ilmaparkimiskohad. Aga mida me siis rohkem usaldame? Seda, mis on kirjas või seda, mida näitab Google Maps ja Street View. Vaatan selle üle ja ongi maja ees 2 sinist värvitud kohta. Okei, saab minna. Mulle jubedalt meeldib tegelikult see ka, et see Google Street View seal on alati suvi, siis sellepärast siis ma juba ei karda, et seal on lund, mis siis, et praegult on talv, aga need pildid on suvised. Jõuabki ette siis. Mul on auto ka, suht hästi läheb, eks. Lähen ise. Sõidan tänavad mööda. On küll 2 ilmaparkimiskohta, aga neetud. Mingi teine sant on ka teatrisse tulnud. Need kohad on kinni. Okei. Üks koht on sealt nii-öelda tavaparkimiskohta vaba. Panen oma auto sinna. Mul peal on tume pintsak, et selles mõttes, et ma ratastooli vedin ju endast üle. Tõstan välja. Üks rehv, teine rehv. Ongi juba rehvi jälg kõhu peal, aga ega seda keegi ei näe. Tume pintsak, jah. Ja ega keegi ei taha vaadata ka. Sest et enamasti on ju niimoodi, et ruttu, pilt maha, pooled inimesed. Aga teine pool naeratab ilma masteta, tunnustavalt ja vaatab sul otsa. Seda rehvi jälge ta ei näe siin kõhu peal, nagu nii. Mul on siis valik, et kas ma lähen 2 autost mööda, need 2 autot, mis juba on need ilmaparkimiskohtade peal. Või siis on teine valik, et ma üritan sellest kõnnitee servast üle saada ja otsa sinna peaukse juurde minna, kus juba terendab eemal kaldtee.
Noh, selles mõttes tegelikult mul on üks valik, sellepärast et kui ma üritaks sellest äärekivist üle saada, no siis on jälle 2 valikut, et kas ma kukun näguli või siis selili. Aga ma otsustan ikkagi minna siis autodest mööda ja mööda sõiduteed. Juba kuulen, keegi tuututab taga. Ei, ma ei keera sinna poole, lähen vaikselt edasi. Kaldtee, ossaraks, päris hea abrasiivsusega. Ei libisegi tagasi, puhas on ka teine. See on natuke naljakas, et käsipuu on neid ühel pool. Mul on üks sõber. Nad oli insult mingid aastad tagasi ja siis insuldiga on ikka niimoodi, et ühe keha poole funktsiooni natuke langevad. Ma tegelikult isegi mõtlesin, ma võtan ta kaasa siia, aga ma ei võtnud. Ongi hea, sellepärast, et muidu ta oleks üles läinud. No ühed poolt, aga alla ka siis läinud. Ühed poolt. Selge ees. Igal juhul mina olen selline tugevamat sorti mees, ma lähen sinna ilma käsipuuta ka ülesse. Ahah, et need uksed siis ei avanegi ise, jah? Ei no, mis seal ikka? Nagu ma ütlesin, tugev mees, ma saan selle ukse ise lahti küll. Rass. Kurat, ma ikka ei õpi jälle nukk maas. Ei saa siis mõni sentimeeter laiem see uks olla. No ma olen need nukke küll ja küll maha sõitnud. Nende ukse piitada vastu. Tervist! Teie vist olete see, kes peaks mind üles aitama. Et mismoodi see siin majas käib? Trepitõstuk. Väga lahe. No nii, läheme siis. Juba natuke kardan ka, aga okei. 2 korrast. Ja. No loodame, et siis see tõstuk peab vastu. No selles mõttes, et kui ma oleks ühe teise sõbra kaasa võtnud, siis no ta kaalub natuke üle 100 kilo ja siis tal on selline suuremat sorti tool ka. See kaalub 120, 180. Mis see kokku teeb siis? Kandevõime piir või nii. Siis saaks teha panuseid, kui kõrgele Jüri jõuab. Aga hea, et ma jälle Jüri kaasa võtnud. Lõpuks jõuan saali. Mul on selline valik kohtades. Lausa 2 kohta. Aga see ei ole esirjas. See on keskel. Täitsa hea vaade on. Vau. Ma ei ole nii ammu teatris käinud. Nii ammu. Mul on siuke totter komme, et kui ma elevile lähen, siis mul hakkab alahuul natuke värisema ja diktsioon läheb natuke halvasti. Ja hääl ka väriseb ja ootan seda etendust täiega. Aga kurat, siuke tunne, nagu ma oleks tööl, ikka see ligipääsetavus kummitab kogu aeg. No, ma mõtlen praegu, et okei, mina sain siia ja enamasti teised saavad ka. Aga kui palju nad sellest etendusest osa saavad? Teie ju ka vaatasite, kuidas ma siin riietun ja kõike värki, aga keegi ütlen teile, mis värv mu särk on, mina ka ei ütlenud. Või üldse, mis toimub. Juba äge oleks, kui kirjeldustõlget keegi pakuks. Kas või mõnele etendusele. Eriti lahe oleks, kui see oleks mõnel suveetendusele. See oleks paras tükk teha kirjeldustõlkidel. Need karakterid on tavaliselt hästi palju seal lava peal. Ja siis mõtlen, et ühe korra ma käisin ooperis ka ja seal oli üleval lava servas oli selline väike ekraan ja seal jooksid subtiitrid. No see on sellepärast, et me ei oleks kuulnud, vaid see oli sellepärast, et ma poleks nagu nii aru saanud, mida ta seal laulab teises keeles ka. Aga samas, miks seda mujal ei võiks rakendada? Jälle, väga lihtne lahendus. Issand, ma üldse ei keskendu etendusele. Seletan siin. Minu meelest oleks asjad palju lihtsamad, kui te minu käest küsiks kohe alguses. Lihtsalt, ma ju tean. Aitäh teile. Mina olen nüüd Lili Tiri ja ei ole enam Kristjan, kes teatris ja sellised lihtsad asjad nagu parkimiskoha suurus,
nõuded selle laiusele, märgistamisele, viidastamisele, nõuded pandusele, pandus on kaldtee, ukse laiustele, trepitõstuki kandevõimetele ja nii edasi leiab väga lihtsast kohast. See on ehitusseadustiku alamäärus nimega määrus 28. Seal on põhimõtteliselt kõik kirjas. Lihtsalt võib... tuli tagasi. Võib-olla natuke keeruline mõista, aga meil on nii palju inimesi, kes seda teemat armastavad, teavad väga hästi, näiteks Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Sümbioos oskavad kaasata neid, keda vaja. Ei pea ainult ministeeriumi poole pöörduma. Ja kui me räägime struktuurifondide rahadest, need on alati need kõige magusamad, aga seal on samamoodi nõuded ja seal ütleb ühissätete määruse artikkel 9, et võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tuleb kõikides projektides tagada alguses kuni lõpuni. Nii et 2 sellist põhilist asja, millest võiks kinni hoida. Esimene, jää inimeseks. Ja teine, lase teisel ka inimene olla. Elagu ligipääsetavus. Aitäh! Aitäh! Võtab kaasa oma tooli, traadist kokku keeratud riidepuu, millel ennist oli siis valge triiksärk, raputab neid ja läheb istub oma kohale. Hetkel oli meie Slido programmis üks küsimus, aga teie lahkel loal ma jätan selle veidi hilisemaks. Aitäh, Lili, see oli tõepoolest väga inspireeriv, silmi avav ja käisin minagi üleeile õhtul Draamateatris vaatamas etendust Café Teatral ja üks mu erivajadus on ka jälgida neid ligipääsetavuse teid, nagu et kuhu parkida, kuidas, kui traktor on lükanud lumehunniku selle Invaparkla koha peale näiteks, sest seal on ju hea koht. Seal ei pargi ju keegi kunagi, siin on väga hea lükata lund. Või et kuidas siis minna majja sisse, kui on suured, rasked puidust uksed ja neid on vaja avada. Aga et olen ratastoolis või mu käed ei tööta nii hästi. Et ligipääsetavus on tõepoolest kaugeltki laiem mõiste kui ainult siis üks kaldtee, mis on silmaga väga hästi nähtav. Ja nüüd oma teatrikogemusest tulebki kõnelema meile Kristi Viisimaa, kes kasutab liikumiseks ratastooli. Kristi Viisimaa on Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse asjaajamise talituse juht. Ja Kristi on töötanud Astangul ka õpetajana, õpetades erivajadusega inimestele pimekirja, sekretäritööd, ärieetikat ja etiketti. Ja nüüd, ole hea, tule lavale. Ja võib plaksutada, võib. Mõlemat pidi. Ja meie tehnik abistab sind. Nii, tere kõigile siis minu poolt. Nii nagu juba tutvustuseks öeldi, et mina olen Kristi Viisimaa,
asjaajamistalituse juht ja täna räägin ma siin kui külastaja, teatrikülastaja, kes armastab teatris käia, et ma ei kuulu kuskile liitu, ütleme, ma olen olnud Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu juhatuses päris 2 valitsemise ajal, 2007 kuni, ühesõnaga, päris siis 2 korda, et küll nende asjadega kursis, aga ma räägin täna oma kogemustest. Ma teen ühe väikese kõrvalpõike. Kõrvalpõige sisaldab seda, et minu arust on aasta 2023 ja ma ikka veel kuulen sellist sõna nagu aheldatud ratastooli. See nagu tõsiselt kriibib hinge, valus ja ma ei tea, jõulu mingites saadetes, kus siis korjatakse raha, siis see peaks nagu siis mingit haletsust või midagi tagama või teistele inimestele nagu näitama, aga tegelikult on ratastool abivahend. Et see noor inimene, kes on ratastoolis, kui ta ei oleks seal, siis ta ei saaks ligi haridusele, ta ei saaks ligi töökohale. Nii et tegelikult, kui ma endast räägin, siis täpselt samamoodi, et kui mul ei oleks seda tooli, siis ma ei oleks saanud olla õppija, kes õpib oma ametit, kes läheb tööle, et olla õpetaja, koolitaja, et käia, sõita Austraaliasse. Ma ei oleks seda kõike saanud mitte midagi teha, olla erinevates projektides kaasatus, erinevates riikides käinud, et me võiks selle sõna ära unustada. Et ükskõik on see ajakirjanik või ma ei tea, millega seda taotletakse sellega, aga see sõna võiks ära kaduda, et kas ratastoolis liikuv inimene või mida iganes. Nii et vabandust selle kõrvalpõike pärast, aga nüüd lähme siis edasi selle teemaga. Et täna räägin siis sellest ratastoolis liikuja inimese vaatevinklist siis. Et kus ma üldse saan siis infot, kui ma tahaksin teatrisse minna? Eks ju, piletimüügikeskkonnad, piletimaailm, piletilevi, Fienta, seda ma täiesti uskumatu, kui ma seda esitlust või ütleme ettekannet koostasin, ma ei teadnud sellest Fientast mitte midagi. Täiesti esmakordselt puutusin kokku, aga on veel piletitasku, piletikeskus ja neid keskkondi on veel ja osad keskkonnad müüvad ainult siis nagu festivali ja teatrit, mitte teatrite, vaid kontserdite pileteid. Loomulikult teatrite koduleheküljed, samuti kuulen alati infot sõpradelt, tuttavatelt, küsin, kuidas on teatris käia, töökaaslastelt ja on ka selline huvitav keskkond Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem, et lips.tallinn.ee, kus siis ma tegelikult ratastoolis liikujana peaksin saama kätte info. Ja kui piletit tahta osta ka mujalt kui internetist, siis ma võin ka kaubanduskeskusest. Just eile küsisin, ma ei ole tõesti 100 aastat kaubanduskeskusest ostnud, kas nad ikka müüvad teatripileteid, nad ütlesid, et jah, nad müüvad. Nii, aga ma hakkan siis samm-sammult siis edasi minema, et kõigepealt see väga vahva linnateater. Mul on nii hea meel, et ma lõpuks pääsen linnateatrisse Salme tänaval, sest kui linnateater oli vanalinnas, siis sinna mitte kuidagi ei pääsenud. See oli täiesti võimatu, sest teisel korrusel ja nii edasi. Siin on siis ära, ma olen toonud, et kus see praegune asupaik on, eks ju. Kirjeldatud on siis kodulehtedelt on info võetud, et ratastooliga siis eelneval kokkuleppel. Broneerida saab ainult läbi siis müügijuhi, ehk siis sa kirjutad talle ja siis ta vastab. Ja soodustustest siis ka, et soodustus on siis Linnateatri ka saatjale 50% siis kõikidelt Linnateatri piletitelt lavastustele. Ja jällegi samamoodi soodustust saamiseks peab siis pöörduma. Ja info siis, et Linnateatril on veel üks koht, mis nad on, Hobuveski. Kui keegi teab, siis mingil ajal oli sinna ligipääs täiesti olemas. Praegusel juhul see kirjeldatud teatrilehel on, et ei toimu sobivaid etendusi ja sinna ligi ei saa.
ma ei teagi, miks põhjusel, aga ei saa. Nii et selles mõttes ma tahan ka veel öelda, et see on minu arvamus tänases ettekandes, et ma ei esinda kedagi ja ma ei kritiseeri, sest tegelikult otseselt ja need märgid, mis te siin erinevatel slaididel näete, see on nagu minu see, et tegelikult see on okei. Ma saan selle info kätte. Jah, mulle ei meeldi, et ma pean eraldi kirjutama, paluma, broneerima, mida iganes, aga see kõik on tehtav, sest võib-olla tänu sellele ettekandele või sellele teemapäevale, kus mind esinema paluti, olen ma saanud lausa käia 2 etendusel. Esimene oli siis Fahrenheit 451 või seal Linnateatris suures saalis ja 1. detsembril, väga tore. Ligipääs on siis, kui keegi tahab teada, on Salme tänaval siis paremat kätku otse vaadata teatri poole ja seal on üks parkimiskoht ja nagu talvel parkimisega on, no vaata, kuidas saad, aga õnneks tol korral oli kõik väga hästi, sain parkida, uks on kõrvalt lahti ja siis on siuke 9 või 8 trepiastet, kus on siis selline trepitõstuk, et lähed platvormi peale ja siis trepitõstuk tõstetakse ülesse. Tookord oli väga vahva, me olime kogu oma töökaaslaste seltskonnaga ja kõik oli selles mõttes väike lugu ka ette, et broneeriti siis pilet ja siis ma, teine inimene osakonnast broneeris ja kirjutas, et me tuleme siin 20-kesi ja kõik on nii. Ja siis ma küsisin, et kas sa andsid märku, et keegi rataskoolis, ma unustasin ära, et nagu tööl ei pane nad üldiselt tähele, et ma olen toolis, et see on nii, nad on nii harjunud see minuga. Aga see selleks, et siis ta siis palus, et jah, et on ratastoolis ja siis talle vastati, et väga tore, teie kohad sellel etendusel on rõdul, aga tema küll rõdul ei saa. Et raudselt istub all saalis, ülejäänud seltskond on siis rõdul. Aga reaalsuses oli tegelikult see, jõudsin kohale, ilusti publikuteenindaja võttis mind vastu, küsis, kus pilet on, mõtlesin, pilet on rõdule, väga tore, tulge edasi, näitan, kus rõdu on, lähme liftiga sinna, nii et tegelikult ma ikkagi istusin rõdul, kuigi mulle anti teada, et tema kindlasti sinna minna ei saa. Nii et see oli jälle selline, mis toimub nagu infona, mis sulle antakse ja teine on see, kui sa koha peale lähed ja see reaalsus on. Ja korra teisest etendusest ka, mida ma käisin nüüd teisipäeval vaatamas, 10. detsembril, vabandust, väike see, mis ma tahtsin öelda, et kui etendus sai läbi, siis tulime alla selles mõttes, et liftiga sinna lifti juurde ja ei leidnud ühtegi publikuteenindajat. Otsisime mitte kedagi, et kes mind siis trepist alla laseb, juba kogunes töökaaslaste seltskond, et kuule, et me tassime su alla, ma ütlesin ei. Kui ma tulin selle liftiga, siis ma pean selle tõstukiga ka alla saama. Läks veel aega, tuli keegi, ütles, et tema seda ei ole kasutanud, tema ei julge. Ma ütlesin, aga palun otsige keegi, kes mind siis siit välja laseb, et ma ei saa teatrist välja. Lõpuks läks aega ja siis ütleme, ikka läks tükk aega ennem, kui ma siis leiti see inimene kuskilt kaugemalt, kellel olid juba joped ja mütsid ja asjad nagu seljas, et tema siis aitas mind alla, seda trepi tõstukit siis juhtis. Nii et oli väike see 10. kui ma nüüd käisin, mingeid viperusi ei olnud, kõik oli ideaalne, said täiesti nagu ilusti sisse, võeti vastu, tutvustati jälle ja etendus oli 3. korrusel väikses saalis. Jah, sa istu keskel, sa istud külje peal, nagu ma täna siin istusin, aga etendus oli niikuinii väiksemas saalis ja väga nauditav. Ja veel üks märge, et kui te panete tähele, et piletid on välja müüdud, tegin katse, kirjutasin selle müügijuhile, ega ei ole võimalik tulla ratastooliga ja veel üks saatja, sain vastuse, saab küll. Ja kõik piletid, mis olid siis Regina Madre etendusele kuni vist aprillikuuni välja müüdud, palu väga, mina sain 10. jaanuarile pileti. Nii et tegelikult väike saladus, võite proovida ja kirjutada. Nii et tegelikult on ju okei, midagi ei ole viltu, väga hästi ja praegu Linnateatris ma olen nii tänulik, et ma saan seda käia. Aga kui ma siis tahaksin osta levist piletit, et ma ikkagi nagu olen selline inimene, kes kasutab telefonis ja arvutis väga palju ikka internetti, otsin infot ja mida ma siis näen, et tegelikult ei
mitte midagi siit kätte nagu ei saa, on täis piletid, ratastooli kuskil ei ole, saali ei saa, nagu ma ei saagi teada, et mis siin nagu on, et kui ma tahaksin osta, siis tegelikult minu jaoks on see täiesti niimoodi, ma seda teha ei saa. Et sellepärast mulle väga meeldiks, kui ma saaks seda teha, aga ei saa. Kui ma siis lähen ligipääsetavuse infosüsteemi, millest ma rääkisin, siis tänasel päeval näitab ta ikkagi infot, et teater asub seal, ligi ei saa, Hobuveskisse saab, kui ma just tegelikult kodulehelt ju lugesin, et ei saa. Et see tekitab minus natuke segadust, et mis see siis on, et ma loodaks nagu ligipääsetavuse infosüsteemist saada natuke infot, et kas see on nii. Tegelikult praegu, kui te näete, siis tegelikult on see täiesti vastuolus. Et ma ei saa seda infot, see on vale. Hobuveskisse ei saa, öeldakse, eks ju, ligipääsetavus ütleb, et saab. Et siin tekibki see vastuolu ja segadus, et ma ei ole kursis, kuna ma ei ole ligipääsetavuse ekspert ega midagi, kui tihti nad seda infot vahetavad, et viimane, kui ma siin lehe peal lugesin, oli mingi 2021, aga meil on ju täna juba 2023, nii et oleme sellega maas, nii et sealt ma tegelikult infot kätte ei saa. Draamateatris võtsin jälle info siis Draamateatri lehelt, et ligipääsetavus on olemas, Lili Tiri vist ka, ma sain aru, et rääkis Draamateatrist, et siin on kõik ära kirjeldatud, et väga kergesti ligipääsetav, kvaliteet ja värgid, soodustus on 20%, mäletate, Linnateatris oli 50%. Ja jällegi ma pean broneerima eraldi pileti, kes siis ütleb mulle millal ja palume aegsasti ühendust võtta. Ma ei tea, mis see tähendab, et mis see aegsasti on, 6 aega ette, nädal aega ette, ma ei tea, selles mõttes, et tekitab nagu okei, info on, telefon on, jällegi kirjutama, helistama, et see olemas. Ja see näide seal Draamateatris ma olen ka nii käinud suures saalis ja nagu väga ammu, et see ei ole väga tänulik, et kõik need ligipääsetavus on ju tehtud, aga tõesti tore oleks, kui sul on alati saatja kaasas. Aga mina olen selline inimene, kellele meeldiks nüüd siis kohe piletimaailmast pilet osta ja ongi. Et vaatan selle suure saaliplaani ja näen seal sellist, nagu näete keskel üks ratastooli koht on ju, aga ma sinna vajutada ei saa või selles mõttes piletit osta ei saa. Et jällegi nagu näete, seal on kirjutatud siis paremal pool, et tuleb eraldi pöörduda siis ratastooli koha pärast siis aadressile, see ja see, mis jällegi erineb teatri kodulehel antavast inimese aadressist. Et piletimaailmas on hoopis keegi teine. Nii et jälle mul tekib segadus, et mida ma siis tegema pean ja okei, info on olemas, natuke vastuoluline, nagu näete, ja suures saalis tõesti ei ole üldsegi probleemi minna, et selles mõttes. Ma olen siin lausa Draamateatrist mis ma nüüd tegin. Ma vist panin midagi nüüd kinni, ma ei tea. Keegi tuleb äkki. Ma vajutasin äkki kogemata valele nupule. Panin pimedaks. Aha, okei. Ma võtsin selle teise saali ka, mis on siis üleval väike saal 5. korrusel, kus siis 4. korruselt viib see trepitõstuk, millest Lili Tiri rääkis. Olen sellega ka sõitnud. Tõesti, see on selline väga vahva. Ta teeb vanal trepil sellise pöörde lausa ja sa saad sinna. Aga tol korral, kui me käisime ühte etendust vaatamas, siis meid oli 2 ratastooli. Ja see tegelikult ülesminek võttis päris palju aega. Nii et need, kes siis olid teatrikülastajad, olid natuke, ütleme, tundusid närvilised, sellepärast, et mingid tõstuks sõidab, võtab aega. Aga see selleks. Aga näete, siin saali peal ei ole isegi märget, et kuskil on, kuigi info ütleb, et 3. rea mõlemas ääres on ratastooli kohad. Piletimaailm ei näita seda midagi, et oleks isegi märke. Kui me suures saalis nägime, siis väikses saalis ma seda märki ei näe. Et selles mõttes on nagu jah. Ja võtsin ka siis selle maalisaali, et maalisaali teisel korrusel jällegi 2 kohta mõlemal serval. Mitte midagi ei ole näha, et seal oleks, valida ei saa
ja selles mõttes jään jällegi nagu ostuga, mitte selles mõttes ma ei saa sealt ostu teha. Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem, kus ma siis ka vaatasin, on selline küllaltki lakooniline ja lühike tekst, et mida siis seal on Draamateatris, isegi Draamateatri lehel on natuke paremini. Näha on sealt teatud pildid kassa juurde ja pea sissekäigust ja natuke rohkem. Mida ma ootaksin võib-olla, et seal infosüsteemis oleks ka ütleme selle teatri seest siis pilte, et kuidas seal nagu on, kuidas see trepitõstuk läheb, et sellised asjad, et ma saan info kätte, et on, ma võin minna, aga ma ootaks natuke rohkem, eks ju. Et võtsin jällegi ka Estonia teatri ette, väga tore, kõik on nagu kirjeldatud, mis on ligipääsetavus. Väga tore on see, et kirjeldatud on seda, et ratastooliga või siis kellel on liikumisel raskused, saab ise seisvalt hakkama. Väga hästi. Sest kui ma olen Draamateatris või Linnateatris, siis publiku teenindaja on alati nagu minuga kaasas või hästi lähedal või nagu kogu aeg. Aga ma tunnen ennast hästi, sest tegelikult ma tunnen, et ma olen hoitud. Ta ikkagi jälgib mind, mis ma teen või lähen, aga see selleks. Aga Rahvusooper Estonia siis samamoodi, et on olemas piletid siis soodustused pensionäridele ja nüüd järgmine on töövõimega kaardi omanikele. Okei, töövõimekaart. Aga mul on üks tuttav, kes ütles, et tal ei olegi seda töövõimekaarti, et tal on puudekaart, et mis siis saab? Ma ei tea, mis siis saab, et kuidas siis nagu edasi toimetada, et jääb minemata või. Ja jällegi, et ratastooli külastaja peab eraldi broneerima, seal on 4 kohale, aga kui ma vaatan nüüd pärast kohe edasi piletimaailmast, siis tegelikult sealt osta ju ei saa, et jällegi eraldi. Ja üks väike teatrikülastus ka ratastoolis siis sõber, kes käis seal, ütles, et ta ostab vahest rõdule pileti, kõige tagumisse ritta ja läheb lihtsalt kohale, näitab pileti, talle juhatatakse ilusti sinna kohale suures saalis, aga pileti on tast ostnud tegelikult rõdule, ütleb, et ei ole midagi, mingit probleemi ei ole. Ja kui ma siis jälle piletimaailmast toredasti vaatan, siis nagu näete, 2 pool näitab ära, et on ratastooli kohad, eks ju. Aga minu jaoks ei ole jälle võimalik seda osta, et ma näen, et tore, et on. Siis peab minema jälle uuesti teatrilehele, kirjutama, helistama ja siis alles. Aga miks ei võiks kohe? Ma tahaks kohe pileti osta. Estonia Rahvusooperist on infosüsteemis siis ka, et tegelikult on kodulehel hästi ära kirjeldatud, et võib-olla mina olin kompaktselt selle teksti kokku võtnud, aga Estonia teatris pikemalt on nagu kirjeldatud. Ja siin infosüsteemis on siis ka ära näidatud, natuke on sisemist kaldteed, et kuidas kaldtee läheb siis teatri ukse juurde, et on lift ja olen ise ka käinud, et tõesti seal ei ole probleemi, lift sõidab erinevatel korrustel, saab ka kohvikusse ja nii edasi, et ei ole mitte mingit probleemi. Nii, aga öeldakse ikka, et ennem kui siis lähed Pariisi, käi ära Nuustakul, et oma elan laagris ja Laagri kultuurikeskus on selles mõttes pildid pannud üles, miks ma sellest räägin, sest ma kohe leidsin selle kohta ka ühe piletimüügikeskkonna ja järgmisel slaidil näitan, aga siin on jällegi, et on erivajadusega inimestel ligipääsetav. Ma ei tea, erivajadus, kas ta mõtles ainult siis ratastooliga liikuvat, et ega siis pime või kurt inimene, tal ei ole ju vaja seda kirjeldada, eks ju, et ta saab ju niisama sisse koos saatjaga või ilma saatjata või mis iganes. Ja laagris siis on küll hästi Tallinna lähedal, praktiliselt pool laagrit on Tallinn ja pool laagrit on Saue vald, aga ligipääsetavuse infosüsteemis ei ole sellest laagri kultuurikeskusest ühtegi sõna. On laagris Circle K, laagris Elver, mida iganes, kõik on olemas. Aga selline keskkond, mis ma ütlesin, mida ma üldse enne ei teadnud, on Fienta ja Fienta keskkonnast super,
kõik on olemas, ratastooli pilet tasuta. Vau! Et saatja maksab siis saatja hinna. Fienta keskkonnast vajutan äärepileti, ostan ära selle, saatjale ostan ka ära ja kõik on tehtud. Ma ei pea eraldi kirjutama, ma ei pea eraldi helistama, et keegi mulle räägib. Ostsin ära, 16. jaanuar lähen siis oma kodu, kus ma tegelikult väga harva käin, ütleme niimoodi, või peaaegu ei käigi, et lähen vaatama siis Kait Kalli ja Priit Piusi praktiliselt viimast stand-up komöödiat, midagi ikka, nii et soovitan teinekordki jälgida Fienta keskkonda, laagri on ju tegelikult hästi lähedal, kellel auto on, et seal on tihti väga vahvad kontserid, mida ma avastasin samamoodi sellest keskkonnast või teatrid, nii et ja tean seda raudselt, et seal on ligipääsetavusega hästi, et ilusti saab sisse, sees saab liikuda, et kõik on suurepärane. Aga nüüd ma lähen natuke siis ka Tallinnast välja, ehk ma ei ole, ütlen ausalt, ise Vanemuises käinud, aga kuna mul on ratastoolis sõpru ka peale Tallinna, siis olen sellel teemal nendega ühendust võtnud. Vanemuise kirjeldab siis väga pikalt ligipääsetavusega kohta, et on olemas, Suurde-Majja pääseb kohviku kõrval olevast lisasissepääsust. Ja väikses saali siis maja sisseoovi keskelt on ju asuvast kalteest. Maja parteris saab seda kasutada, ratastooli platvorm on olemas, ma ei ole sellist asja enne näinud ega kogenud, aga see on siis Vanemuises olemas. Ja väikeses majas leitakse koht siis 1. või 10. rea kõrval, aga jällegi Sadamateater on ka ju Vanemuise alla kuulub, et seal siis sõltub üldse sellest, kuidas on lavastuse kujundus, et jällegi ei ole nii, et ma saan kohe teada, ma pean eraldi kirjutama kassat Vanemuine või siis broneerima selle pileti ja soodustuste kohta otseselt täpselt seal kirjas ei olnud. Rääksin selle oma ratastooli sõbraga, kes siis ütles, et tõesti kontserdisaali pole üldse probleemi. Aga sinna väikses saali teatrietendust vaatama minna, ütles, et see on paras katsumus, et see tundub temale nagu teater omaette, ehk ta praktiliselt tuleb sealt eraldi sissepääsust sisse, garderoobi ei pääse, peab seisma seal nii kaua, kui viimanegi hilineja on saali läinud ja siis tema alles saab saali, kus siis tõstetakse see platvorm ülesse ja saab etendust jälgida. Aga seal on teine asi, kui mingi etenduse sisu on hästi kiirelt on vaja näitlejatel seal kohti vahetada või läbi selle, siis on tihti selle platvormi peale koperdatud, see jääb nagu ette, et see ei ole üldse nagu mugav lahendus. Ta ütles, et tore on küll, et saab, aga ta tõsiselt väldib ja ei taha, et ta oleks nagu omaette nähtus, sest ta seisab kogu selle aja, kui viimane hilineja läheb, siis ta peab esimesena tormama välja sealt. Ühesõnaga, ta ütles, et teater omaette. Nii et Vanemuise väikses majas ei ole kõige paremad lood selle ligipääsetavusega. Ja kui ma siin vaatan, siis samamoodi, nagu näete, näitab ära, et on mingi koht. Kirjelduses on tegelikult teatrilehel näitab, et on teistmoodi, eks ju, siin on üks koht, valida ei saa. Mõtlen, et läheks vaataks tõrksad alsutust, aga ei saa minna, on ju, et osta. Ja ma võtsin ka erinevad siis saalid, et siin on väikses majas ja samamoodi siis näitab seda, et millised kohad on, aga ratastooli koha peal ei ole isegi saaliplaanil ühtegi märget. Kuigi kirjelduses teatrilehel, nagu mäletasite, oli täitsa olemas, nii et ma ei saa jälle pileti maailma kaudu mitte midagi. Ja ka Sadamateatris ei ole seda märget, et kus see ratastool võiks üldse asuda või istuda saaks või et oleks mingi märge. Nii et see on nagu probleemiks piletimüügi keskkondades. Ka Ugala teater, mis on ju täielikult uuendatud, kõik on super, et esikohad kirjeldatakse ära, et teatrisaalides on olemas eraldi ja väikeses saalis on natuke raskendatud, et siis
vajab kellegi abi või publikuteenindaja abi ja soodustused 50% puudega inimestele. Pead näitama selle tõendi ette või kõrvalabi vajava puudega inimese saatjale, et soodustus kehtib kõigile. Etendustele isegi üle Eesti on ju, kui see on kuskil kultuurimäes sinu kodu lähedal. Aga näete, broneerimine on ikkagi, et ma pean ette teatama. Mul on ka Viljandis lähedal üks tuttav, kes siis ütles, kellega ma eile õhtul veel rääkisin, et kuidas selles uues Ugala teatris on ja kuidas selle pileti ostuga on ja ta ütles, et mis pileti ostuga? Ta pole kunagi sinna piletit ostnud. Läheb kohale, on broneeritud, lastakse sisse, piletit ta näitama ei pea. Ma olin täiesti segaduses, mis mõttes, et lähen lihtsalt kohale. Ma ei tea, et ta on ilma rahata saanud, et ma ei saa nagu aru, et kus siin nagu asi on, et lähen lihtsalt kohale, seisan seal ja koputan, et tulen teatrisse. Võib-olla tõesti pean katsetama. Aga võib-olla saadetakse minema, et seal ongi see, et mis siis nüüd Ugala teatriga nagu lood on, et kuidas on. Nii et kõik on seal ja ta ütles, et need eraldi kohad on väga toredad, saab ilusti jälgida, nii et uuesti ja kuigi seal on, eks ju, jällegi, et saali minek on sellised tõstukiga, et sa siis ootad jälle ära, siis ta tõuseb selle tasapinnale, aga ütles, et muidu liikumine on super ja Ugala teater on tore, aga nagu näete, jällegi, mis see info siis nagu on. Ja samamoodi suures saalis, siin on nagu näete seal ära kirjeldatud kõik need soodustused. Tead, mis ma eile tegin või? Ma võtsin selle ette ja vaatasin praktiliselt kõik Ugala teatri etendused nagu ära, et mis siis võimalik on. Ja kõik olid ainult täispiletiga. Ma ei tea, kust need soodustused tulevad. Igale pileti levis sa neid kätte ei saa, et ma võtsin iga etenduse, ükskõik aprilli lõpuni on kirjeldatud etendused ja tegelikult on kõik täispiletiga. Et mõnes saalis rohkem kohti, siin on pilt lihtsalt sellest etendusest, aga ühtegi soodustust ei olnud mitte kellegile. Et no ma ei tea, et nagu võimalik on puudega isiku saatja isegi, eks ju, aga kuidas, mismoodi, täielik segadus. Et siin samamoodi lihtsalt ära toodud Ugala teatri väikses saalis on jällegi näha, et miks ma ütlen, kõik on nagu okei, märk on ka, aga valida ma ju ei saa seda. Et ma tulen, valin ära, et võiks isegi nagu selline võimalus, mida ma väga ootaks. Mis on nagu nendel probleemid kogu siis, kui ma kokkuvõtvalt ütlelt, et ma olen selline spontaanne inimene, mõtleks, et täna õhtul võiks teatrisse minna, aga siis tuleb välja, et tegelikult nii ruttu ei saa. Et ma pean kellegile kirjutama, nagu nägite erinevate teatrite lehel. Ainult siis üks näide oli, kus ma siis Ventast leidsin, eks ju, täiesti ostan pileti hopsti ära, paari sekundiga see liigutus, kohe oli pilet sul meili peal ja pole üldse. Aga et see spontaansus jääb siis ära, nagu Ratast oli ka külastaja puhul. Siis ja kodulehtedel on ka erinevalt info välja toodud. Eraldi, nagu rääkisin, peab pöörduma. Info on siis vananenud või pisut eksitav, et kas puudega kaart, töövõimekaart, et mida siis tegelikult peab esitama või kui ei ole seda töövõimekaarti, et kas siis ei saagi teatrisse. Ja sisenemine siis eraldi ustest, et näiteks toona Alexela kontserdimaja. No kõik on kui see avati, minu oli ta Nokia nimi või mis vahet oli, tal selle nimesi on vahetanud palju, et kui ma teada sain, et ehitatakse selline tore koht, aga esimene asi oli kohe, aga miks mina pean minema eraldi uksest? Ma nagu ei saa aru sellest, et miks ma pean minema eraldi. Paljud ütlevad, kes isegi ei ole Tallinnas, et ta ei leia seda kohta ülesse, et kus see uks nüüd asub kuskil seal Solarise keskusest sisse, taha otsa, siis on ukse peal silt, helista. Ükskord seesama sõber, kes Viljandis, kellega ma eile rääkisin, ütles, et kontserdimaja Tallinnas, telefon ei vasta, pilet on sul olemas, sisse ei saa, ütles, et täielik hullumaja. Et käisin ise Londonis oktoobrikuus, kuna mu noorem tütar elab Londonis, siis käisime teatris vaatamas
super ägedat muusikali, Lõvikuningas ja Lütseum Theatre, seal on see peatänav, kus on neid teatreid palju. Ja seal oli ka, et peauksel oli trepid, aga kõrvaluksest oli lahti tehtud ja lähekski nagu voolavalt. Et seal ei olnud niimoodi, et ukse taga ma pean helistama või olema. Kõrvalt lihtsalt veered sisse, pole probleemi, teised inimesed kõnnivad suga kaasa, kes läheb trepist, kes tuleb sellest. Et ma ei pea eraldi nagu kuskilt paluma ja seda, et see Alexela kontserdimaja, ma tükk aega olin, ma ütlen päris nagu vihane. Siis mõtlesin, ma ei lähegi sinna mitte kunagi. See oli ammu, eks ju, millal ta avati. Nüüd ma muidugi, ma olen päris tihti käinud, lähen ka pühapäeval sinna, käisin Rita Reit detsembrikuus kuulamas, super, kohad on esimesel rõdul, väga head, kuuldavus kõik. Nii et sinna ma soovitan minna, ainult jälle see teema, et miks ma pean eraldi uksest minema, miks ma pean helistama, miks ma pean paluma. Nii et ja loomulikult lahendused ju ka, et võiks olla kuidagi koondatud siis kellegi poolt, mis iganes, kokku see teatrite lehtedel info, ühtemoodi võiks olla, et tõesti nagu rääkisin, mis on siis puudega kaart, töövõimekaart, ratastool, et keskkonnad võiksid olla siis saali nagu vaated, võib-olla okei, et teevad erinevalt, aga et see märge, et see on nagu oleks super, kui ma saaks sealt juba valida, et ma saan aru, et seal on märge, valin ära ja saan minna. Ja kui nüüd teatrite kodulehtedest ja ligipääsetavust, siis tänapäeval on ju lihtne iga lingi alla ka pilte lisada, et jube tore oleks, kui ma saaks kohe teatri kodulehelt ka siis mingid pildid kätte, et kuidas see nii seest kui väljast paistab. Ja jah, füüsilise keskkonna nagu spetsialist ei ole, aga võiks olla, et teinekord on mul tunne küll, et kui on uued kohad või ehitatakse midagi, siis jälle satud mingitele kummalistele asjadele või lähed WC-sse, peegel on kuskil siin ja mida iganes, et erinevaid asju, et võiks teinekord need, kui hakatakse avama selle teekonna nagu ratastoolis läbi teha, et teinekord tõesti need kaldteed on hästi järsud, et ükskord üks sõber palus, et las ma proovin ka, et kuidas sellega nüüd kaldteest üles minna on või kaldteest alla. Ja ütleme nii, et ta praktiliselt ei saanud sellega hakkama, kuidas see võimalik on või kaldteest, see on nii hirmus, ta pani jalad maha, ütles, kuna me lõpeta ära, ma oleksin alla kukkunud, et kuidas sa seda teed. Et see ongi, et ei tabata seda olukorda, ei suudeta nagu sellel tasapinnal isegi võib-olla natuke madalamal olema, eks ju, et vaadata nii, et lahendusi on ja nii edasi, et ma mõtlen pigem sellist koostööd, et ka siis erinevate liitude vahel, erinevad puudeliigid, et saavad kokku, räägivad teatritega läbi, et info oleks ühtemoodi leitav, et me saaksime ka sellest piletimüügi keskkondadest osta, et ei peaks selle pärast nagu eraldi liigutusi tegema. Aga no ma arvan, et ma olen alati optimistlik ja loodan, et edaspidi on kõik need võimalused ka olemas. Nii et ma loodan, et ma üle aja ei põrutanud, aga suured tänud, et see olid minu tähelepanekud siis teatrikülastajana. Nii et suur tänu kuulamast. Aitäh. Üks, aitäh. Kristi, imeline ülevaatlik analüüs ja Eestis on palju teatri- ja kontserdimaju ja mõistetav, et sa kõik ei ole jõudnud. Ja kui sa lubad, ma kommenteerin veidi seda Ugala teatri teemat, kuna ma olen Viljandist, Ugala on minu koduteater ja ma olen ka Ugala teatris töötanud ja töötasin seal ajal, mil ligipääses liikumispuudega inimene ainult kassani. Sai pileti osta, aga sealt edasi ei olnud tal mõtet minna. Nii et viimase selle tõesti renoveerimise käigus on väga palju muutunud. Aga toona oli veel nii, et Porkuni kooli lapsed tulid vaatama jõuluetendust. Ja minu õde, kes töötab Porkuni koolis õpetajana, võttis oma klassi kaasa. Seal on ka kuulmispuudega, nägemispuudega, liitpuudega, ratastooliga ja nii edasi. Ja nad pidid tulema tund aega varem etenduse paika kohale. Nende buss peatus teatri taga estakaadi juures, kus dekoratsioone peale ja maha laetakse. Sealt rulliti lapsed sisse toolidel ja üle lava
lavatehnikud, lavatöölised tõstsid siis need ratastoolid lapsed saali. Ja see kõik toimus siis nii-öelda tund aega enne etendust, kui teisi inimesi saalis veel ei olnud. Nii et tegelikult on olnud nii keerulisi sisenemisi sinna teatrisse, et täna saab ikkagi öelda, et tõesti on väga palju paremaks läinud ja saadame sind aplausiga kohale. Aitäh! Ja veel lisan, et mulle väga meeldis see sinu sissejuhatus, et unustame ära selle aheldatud ratastooli. Ja siia juurde veel lisaksin, unustame ära ka selle sõna invaliid. Eks ole, unustame selle ka ära. Inva WC on okei, Inva parkla on ka okei, aga invaliid ei ole okei. Ja mis puudutab nii-öelda saaliteenindajaid ja kohvikuteenindajaid, siis siin on ka lahendus olemas, et teatrid võtke ja tehke koolitus. Mul on näide Sadamateatrist, kus me tegime kirjeldustõlkega etendust ja läksime kokkuleppel teatriga 45 minutit varem kohale, olles palunud ka saaliteenindajatel, kuigi nemad ei ole põhikohaga töötajad, nemad on lepinguga, võib-olla ka toona seal draamas olid teenindajad kadunud, sest nende tööaeg lõppes ära, eks ole. Et nad töötavad tunnipalga alusel. Ja me tegime seal ka kohviku ja garderoobi töötajatele ja saaliteenindajatele väikse koolituse, kuidas anda kätte garderoobis riide märk, kuidas öelda, et vaata, suhkur on seal leti peal. Pime vaatab küll, aga ei näe kahjuks. Ja tõepoolest, ja sellist koolitust tehke oma personalile kord hooajas ikka. Kuidas see tõstuks siis hakkab toimima, millise nupu peale võib vajutada, et oleks ohutu ja turvaline. Ja nüüd, kolmandaks sinu jutu lõpetuseks ma võtaks kokku, et info kodulehel. Sõbrad, ka see on info, et meie maja ei ole ligipääsetav. Ka see on info. Aga kui seal pole üldse mitte sõnagi sellest, siis ongi see, et helistad, kirjutad, joonistad ja nii on. Aga meie esimese teemaploki 3. ettekanne tuleb nüüd õige pea. Head vaatajad siin saalis, head kuulajad ja vaatajad ka teisel pool ekraani, palun sulgege silmad. Need, kes on ikka puhtapimedad, need võivad silmad lahti jätta. Sest üks puhtapime on õige pea siin meie ees. Ja pange silmad kinni. Kaameramees võib ka silmad kinni panna. Mitte midagi hullu ei juhtu, ma luban. Olete valmis? Ja lepime kokku siis need reeglid. Kodudes ma kontrollin ka. Lepime kokku need reeglid, et avate silmad siis minu märguvande peale taas. Hingata võib sisse ja välja. Ja sisse ja välja. Vabalava teatrisaal on ristküliku kujuline black box tüüpi ruum. Seinad, põrand ja lagi on musta värvi. Saali lühemas küljes on astmeliselt tõusvate mustade toolide rivid. Publikust vasakul saali pikiküljel on 2 kahepoolset ust sisenemiseks väljumiseks. Publiku ees põranda tasapinnal on lava. Laval on vasakult paremale. Slaidide ekraan, ümar pukklaud esinejale ümbritsetud troopiliste potililledega. Kõrval viipleb viipekeele tõlk. Edasi paremal on kirjutustõlke ekraan ning tõlkide laud. Kõige taustaks on siniste vihkudega valgustatud mustkardin. Huvilisi on saalis mitukümmend. Nende silmad on suletud, mõni muigab. Esireast tõuseb 30. eluaastates lühemat kasvu, tumedate juustega naine ning liigub saatja käevangus lavale. Naisel on seljas heledam sinine teksakleit, mis ulatub põlvini. Sirgelõikelise kleidi alläär on kergelt krookes
ning poolpikad varrukad puhvis. Jalas on beežid nöörsaapad. Juuksed on punutud kinnisesse soengusse, palmik ümber pea. Kõrvas helesinised liblikakujulised kõrvarõngad. Esineja jõuab laua taha, keerab end näoga publikusse ja naeratab. Head inimesed, avage nüüd silmad ja imetlege seda naeratust. Laval on puhta pime blogija, kirjeldustõlke konsultant Kai Kunder. Ole hea. Tere ka minu poolt. Te kuulsite just põgusat kirjeldustõlget, mille koostas Liisi Selg. Ja täna hommikuste värskete andmete põhjal, mis pärinevad Eesti Pimete Liidu esimehelt Jakob Rosinalt, Eestis elab umbes 15 kuni 20 000 nägemispuudega inimest. Umbes 5000 neist on pimedad. Üks neist olen mina. Nägemismeel on selline huvitav meel, et kui sul puudub see, siis automaatselt 80% ümbritsevast jääb sul saamata. Tänu kirjeldustõlkele saame meie osa kultuurisündmustest, teatrietendustest, filmidest, tantsust, muusika, videodest ja muudest sündmustest. Kui muidu olen mina tavaliselt saadetavas rollis, siis täna ma tahaksin piltlikult need rollid vahetada ja võtta teid oma käevangu ja sellele teekonnale kaasa kutsuda teid ja nimetada seda tinglikult, kui pime otsustas minna teatrisse. Te võite siis ennast kuidagi nii hästi või halvasti, kui te suudate ja oskate, pimeda kingadesse mõelda. Et oletame, et meil on nüüd soov minna kõik koos teatrisse. Ja te kõik olete pimedad. Nii, soov on olemas ja nüüd me läheme kodulehele, sellepärast, et pimedad saavad oma info tavaliselt internetis ringi liikudes. Valite endale siis meelepärase teatri, uurite, loete mängukavasid, leiate sealt sobiva etenduse, täitsa kõnetab. Valite sobiva kuupäeva. Nii, ja siis lähete edasi, et valida endale sobiv istekoht. Aga siin tuleb esimene visuaalne takistus. Sellepärast, nagu Kristi siin loetles kõiki neid vahvaid pileti ostmisvõimalusi, siis nendega on selline väikene mure, et seal on ostetud ja hõivatud kohad märgistatud värvidega. Ja need, mis on vabad, need on ka teist värvi. Meie neid ei näe. Ma tuletan meelde, te olete pimedad. Nii, aga ei ole hullu, kuna meie oleme orienteerutud ikkagi lahendustele, siis meie otsime üles kontaktid ja kirjutame siis otse teatrisse. Tere, olen pime, tahaksin tulla teatrisse. Palun minule parterisse 2 kohta, üks mulle, teine saatjale, keskele ja võimalikult ette. Sellepärast, et siis ma saan peaaegu käega katsuda, mis laval toimub. Nii, no saan piletid. Selle osa ma jätan vahele, et mis ma selga panen ja kuidas ma valin, sest selleks mul ei ole aega siin. See on liiga pikk protsess. Jätame selle sujuvalt vahele. Nii, aga oleme leidnud siis endale kaaslase, sõbra, kes on nõus meiega tulema teatrisse. Ja on meid ka saatma siis seal. Nii, kõik võite nüüd endale meelepärase teatrimaja valida. See on täitsa vaba valik, millise te valite. Mina soovitan mõne sellise valida, kus te nagu vähe olete käinud, mis ei ole nagu nii tuttav, sest siis on põnevam. Nii, kõigil on valitud, eks ole? Olete ikka minuga kaasas. Nii, jõuame teatrisse. Astume teatri uksest sisse
ja esimene küsimus, mis tekib, on see, et kuhu edasi? Kus on garderoob, kus on istumisalad, kus on tualetid, kus on puhvet, väga oluline osa teatrist, kus on saal. Ja me võime minna koos oma saatjaga kenasti kingade sahinal talle järele, ilma et me teaksime, mis ümberringi toimub. Kuid kuna me oleme uudisheimulikud, siis me tahame teada, mis meie ümber toimub. Ja seepärast oleks ikkagi vaja teada, kuhu suunda jääb. Aga no olgu, liigume garderoobi, jõuame garderoobi ja siin on siis järgmine väikene takistus, kuna pimedal inimesel ei teki silmsidet suheldes enamasti, võib-olla kogemata. Siis tihtipeale nägijad alustavad vestlust pimeda saatjaga, sest nii on kuidagi lihtsam ja kergem ja sujuvam. Olgu, number antakse ka saatjale. See tähendab, et mina ei saa teatrist lahkuda ilma oma üleriieteta, sest number on minu saatja käes. Ei ole hullu. Nii. Siis lähme puhvetisse. Puhvetis kordub peaaegu sama asi, sellepärast, et klienditeenindaja tahab hirmsasti suhelda minu saatjaga. Palun küsige, kas ta soovib tee sisse suhkrut ka. Mina seisan seal kõrval. Mina vastan, jaa, soovin küll. Kas ta soovib kooki ka? Millist kooki ta soovib? Mina soovin seda punase velveti kooki. Et see on nagu selline, vahest on neid veel humorikamaid. Nii, aga no, pole hullu. Saame oma koogid ja teed ja kohvid kätte. Einestame ära ja enne kui lähme saali, tuleks ära käia ka tualetis. Aga võt tualetiga on selline lugu, et kui teie olete minu käevangus ja mina saadan teid, siis ma ei saa teid üle ukse lükata, ütlen edu, katsuge seal hakkama saada, ma ootan siin. Vaid pimedal inimesel tuleb see ruum ära kirjeldada, kus on pott, kus on paber, kus on seebidosaator, kus on kraanikauss ja kus on kätekuivatuspaber ja kus on prügikast, sest muidu mul läheb liiga kaua seal aega. Nii. Aga kui me oleme seal tualetis ka ära käinud ja oleme valmis saali minema, et etendust nautida, siis me peame need kohad üles leidma. Piletid ette näitama, saali minema. Ja kui me lõpuks oleme oma kohad leidnud, istume ilusti tooli, mugav, peaaegu on juba hea olla, siis on teie valik. Kas te valite, et te olete valinud endale kirjeldustõlkega etenduse või siis ilma? No oletame, et praegu on ilma. Etendus algab. Te kuulete, et lavalt kostub mingisugune hääl. Näiteks mingisugune uks avatakse, sulgub, keegi liigub, mingi krabin ja ongi kõik. Aga oleks kirjeldustõlge olnud, siis oleks eelnevalt loetud lavakujundus, tegelaste kirjeldus ja kui etendus algab, oleks kirjeldustõlk klappidesse öelnud, et lavale siseneb vanem naine, liigub kummuti sahtli juurde, avab selle, võtab sahtlist kirja, loeb, avab suu, asetab käe suule, vaatab ehmunult ringi. No siuke praegu improviseerisin, tegelikult on see palju sujuvam. Et see on selline, nii, etendus saab läbi, jätame need vaheajad ka praegu ära ja lõpuks lähen garderoobi, võtan oma asjad, lähen saatjaga ära koju. Tähendab, saatja läheb oma koju, mitte minu koju. Jah, see on nagu siuke. Aga kui te panite tähele, siis siin on mõningased takistused või sellised kitsaskohad, mida saaks parendada. Ja alustades siis, neid on 4, ma tooksin 4 välja, neid on muidugi rohkem, aga 4 oleks sellised. Esimene oleks siis, et kodulehe ligipääsetavus. Et kui ma lähen
etendusi nagu uudistama, neid mängukavasid lugema. Et ma ei peaks eraldi kirjutama meili, et mina soovin nüüd pileteid vot sellele etendusele, sellele kuupäevale, neid istekohti, sinna umbes nii. Et see võiks olla ligipääsetav ja kui seda lehte muuta ligipääsetavaks, siis võiks kaasata ka sihtrühma esindajaid. Ja mitte nagu neid pimedaid, kes on tehniliselt nii võimekad, et nad kinnisilmi suudavad, piltlikult öeldes kinnisilmi, suudavad iga nurga tagant nagu igasugu asju teha, vaid neid tavakasutajaid. Need, kes saadavad meile, need, kes oskavad guugeldada endale vajalikku infot, selline tavapärane kasutaja. Et oleks ligipääsetav ja et ei oleks nagu neid värvilahendusi. Et kui on, ma saan aru, et neid pileti müügi neid lahendusi on erinevaid, aga võib-olla siis valida kõige sõbralikum, pimeda sõbralikum. Teiseks, minu suur soov või unistus oleks, et teatrid kirjeldaksid või laseksid kirjeldustõlkidel ära kirjeldada mitte detailideni, aga niimoodi põgusalt, et kui ma astun teatrisse sisse, et mis mind seal ees ootab, et kuhu suunda jääb see garderoob, kus on need istumisalad, tualetid, millise asetusega on see tualett. Et mul oleks võimalikult selline hea keskkond, et ma tunneksin ennast turvaliselt, mitte ma ei liiguks kogu aeg mingi mulli sees. Ja loomulikult ei ole ka vähem tähtsad ka need värvid seal, et iga teatrimaja on ju omanäoline. Ja mind värvid väga huvitavad. Ja kolmandaks kindlasti, nagu Piret ennem ka siin eelnevalt mainis, et koolitada personali. Et koolitada personali, kuidas suhelda pimeda inimesega, kui ta tuleb teatrisse. Kuidas ulatada garderoobi numbrit pimedale, kuidas teda vajadusel suunata, juhatada, kui ta tuleb, küsib mingisugust infot, et me ei ütle, et minge sinnapoole, seal on, see on väga umbmäärane. Samamoodi ka puhvetis, et kuidas, kui rahva sumin on ümber ringi ja kui puhvetis ei ole näiteks põrandatel vaipkatet, siis meeletu jutuvadin hakkab seintelt tagasi peegelduma ja tekib nagu meeletu kakofoonia. See on äärmiselt raske selline keskkond pimeda jaoks. Ja me üldiselt siis ei reageeri igale teretusele, sellepärast, et kui me seda teeksime, siis me natuke jätaksime võib-olla peast lihtsa mulje. et sellepärast on hea, et kui teenindaja teab, mismoodi pimeda inimese poole pöörduda, siis ei ole teenindajal ega ka pimedal inimesel ebamugav olla. Ja neljandaks, kirjeldustõlge. Praegu meil on kirjeldustõlkega etendused ainult Tartus Vanemuises. Ja selles mõttes on kurb, et ainult ühes linnas, sellepärast, et kuidagi kummaline tundub, et Tallinna inimesed peavad selleks 5-tunnise retke ette võtma, et saada osa kirjeldustõlkega etendustest. Et Tallinna teatrites ei ole kirjeldustõlkega etendusi. Ei ole ka Pärnus, ei ole ka Viljandis ega ka muudes teatrites. Et see on koht, mida võiks parendada. Valikuvõimalus võiks olla suurem. Mul on muidugi seda hea kõike rääkida siin, aga ma saan aru, et see ongi koht, kus ma võin oma soove avaldada. Ja kirjeldustõlke osas võib-olla ma tahaksin siia lõpetuseks tuua enda ühe kõige värskema kogemuse, et anda teile natukene aimdust, mida see minule kui pimedale annab. Käisin sügisel Vanemuises balletti vaatamas.
Luikede järv, kirjeldustõlkega. Ja esimese vaatuse lõpus läksin puhvetisse koos oma saatjaga ja saime siis ühte nurgalauda istuma. Ja seal istus ees üks naisterahvas koos oma kaaslasega. Ja kuna seal oli 2 vaba kohta, siis me ilusti küsisime, kas me võime ka liituda. Saime loa, ma sellist natuke niimoodi koperdades istusin sinna, püüdsin võimalikult sirgelt istuda ja võtsin oma väikese salatikese ja mahla ja mu saatja pani mulle käe õlale ja soosis, et ta läheb korraks eemale. Või käib ära või midagi sellist. No ei olegi üldse oluline praegu. Ja kuulen, kuidas minu nii-öelda lauas olevad 2 inimest omavahel räägivad sellest balletist ja arutavad ja et kuidas ikka meeldis ja kuidas oli ja mina söön rahulikult salatit seal ja püüan niimoodi viisakalt süüa, et mitte endale peale pudistada ja hakkan järgmist ampsu võtma, kui äkki naisterahvas küsib, kuidas teile meeldis? Ma ei teadnud, kas ma pean selle ampsu ära võtma või ma panen selle tagasi ja siis ma olin ehmunud, sellepärast et ma ei saanud päris hästi aru, kas ta küsis tõesti minu käest seda praegu. Ja siis ma tõstsin pilgu, ma vaatasin naisterahva poole ja küsisin, et minu käest küsite või? Ja siis naine täiesti niimoodi, jah, teie käest, et kuidas teile meeldis? Ja ma olin jälle segaduses, sellepärast et ma mõtlesin, et okei, ta ei saanud aru, et ma pime olen. Aga kas ma peaksin talle seda ütlema? Sest minu elamus erineb ju tema omast. Aga kui ma ütlen talle, et ma olen pime, siis minu kogemuste põhjal inimesed tavaliselt tarduvad hirmust või hakkavad nagu kuidagi kokutama või kuidagi tõmbuvad tagasi ja hakkavad sõnu valima. Siis ma mõtlesin, ma seda ka ei taha. Ma tahan, et ta vabalt suhtleks minuga. Ja ma olin täiesti kimbatuses. Aga et vaikus pikemalt ei kestaks, vastasin mina. Hästi. Ja siis ma mõtlesin, tubli Kai. Väga tubli vastus, see oli hästi analüüsitud. Väga hea arutelu jätk. Hea, see on tubli. Söö salatit edasi, tubli. Siis naisterahvas arutab oma kaaslasega edasi, et võt need tantsunumbrid, need olid põnevad, aga võt see viimane jäi nii segaseks. Mina ei saanud üldse aru sellest. Mees ütleb talle, et mina ka ei saanud aru. Ja naine pöördub jälle minu poole. Kas teie saite aru? Ma nagu... Ja siis ma mõtlesin, et ei, ma pean talle ütlema. Ja siis ma vaatan tema poole, ütlen, et teate, minuga on selline lugu, et mina olen pime, aga minul on sellised klapid ja minul kirjeldustõlk räägib. Ja ta räägib natukene rohkem, et ta aitab meil nagu pimedatel seda tantsusüžeed lahti mõista. Ja et mina sain küll aru. Ja siis ma räägin talle, mida selle tantsunumbriga siis nagu mõeldi. Ja see naine vaatab mind ja ütleb, et vau, siuksed klapid, meil on ka siukseid vaja ju. Ja muudkui räägib seal minuga juttu ja ütleb, et oota, kas kavaleht on ka kusagil? Ma ütlen, jaa, kavaleht on ka ja meil on see ka ära kirjeldatud. ja ma saatsin neid kavalehte ostma. Ma rääksin, kui põnev see on ja kui palju infot seal sees on. Ja et nad saavad seal palju rohkem tantsu kohta infot. Ja see oli minu jaoks esmakordne kogemus, et mind liideti niimoodi laudkonda ja et ei tekkinud sellist nagu barjääri, et meie oleme nägijad, sina oled pime, see on visuaalne kunst, mis sa sellest ikka oskad rääkida. Ja ma tundsin esimest korda, et ma olen täisväärtuslik teatrikülastaja. Kohe päris siiralt. Ma olin nii rõõmus ja mõtlesin, ma tahaks veel kellegile rääkida. Et mida sellest tantsust kõike saab teada. Ma olin tõesti nagu väga-väga rõõmus ja läksin teist vaatust vaatama. Endal südames selline hea, kerge tunne, sest minul oli see puuduv visuaalne pusletükk, mis oli nägijatel puudu. See oli esmakorda. Selline on minu kogemus. Ehk siis ma loodan, et minu tänane selline
lühikene ettekanne andis mõningasi mõtteid, mida muuta paremaks, mida võib-olla siis täiesti muuta. Ja ma ei teagi, ma tänan tähelepanu eest. Jaa. Aitäh, Kai! Suur tänu, ma olen siin kohe sinu paremal käel ja nii lihtsalt sa ei pääse, sest et meie oleme sinuga väga palju elus improviseerinud. Ja nüüd põhimõtteliselt sa ju tead, milline ma välja näen. Ega siin midagi väga palju muutunud ei ole. Küll aga on mul uus kleit. Ja nüüd sina kenasti lasid ennast kirjeldada. See on dressi materjalist must, marati pikk, nagu pikk dressipluus. Rohkem veel. Peaaegu, kus see pahkluu on, hüppeliiges, jah? Jah, just. Peaaegu hüppeliigeseni. Ja külgedel on lõhikud ja all servas on ka halliga kiri Marat, Marat, Marat. See ei ole Marati reklaam, aga see on tõesti väga mugav. Ja tal on ka kapuuts ja mul on jalas veripunased sukkpüksid ja siis tumesinised beeside paeltega madalad porisaapad ja ümber pahkluu nende saabastel on selline nagu kootud kirju ääris. Minu pea on, sa tead küll traditsiooniliselt, lühikese soengusse lõigatud ja mitte ärritunud siiliokaste sarnaselt kirju. Suu on punane, kõrvas on pöidlakujulised punased kõrvarõngad ja kaelas on analoogne ripats. Ja kui ma olen selle ära kõnelenud, siis tegelikult enne sa vist tahaksid mind katsuda. Teatris näitlejate kallale sa muidugi lavale ei jookse niimoodi. Aga et kui sa nüüd mind kompad, et oletame, et see on minu kostüüm, ma olen tegelane, siis kas sellest on abi, kui sa saad mind ka niimoodi katsuda? Mikrofon sinu suu ees? Ja on küll. Nii, ma olen sinu juures. Ja. Ma kükitan, sest mina olen ju 1,74 m. Nii, kapuuts. See pea. Nüüd tõmbab mu soengu sassi. See mitte ärritunud siili okkad turritavad kohe. Taskus ka midagi on. Selles ei ole muidugi. Ei ole, jah, kahjuks. Lõhik ja saapad ja kõik. Ma saapad ei katsu. Olgu nii. Aitäh, Kai. Sinu ettekanne oli väga-väga inspireeriv ja tõepoolest, et sa saad nägijale kirjeldada tantsuetendust. See on juba midagi. Aitäh. Ma palun, Liisi, tule Kaile vastu. Liisi saadab sind ilusti oma kohale. Ja enne COVID-i aega tõepoolest teatris me saime ka näitlejate kostüüme katsuda ja mõnel pool ka lubati dekoratsioonidele lähedale minna, katsuda materjale. Et see annab väga-väga palju juurde nende inimeste jaoks, kes ei näe üldse või nende nägemine on väga-väga halb. Tuletan meelde meie küsimuste keskkond slido.com ja see number on 4085 884. Ja sinna keskkonda on juba tulnud ka küsimusi ja tegelikult mina ei tea vastata, aga üks küsimus, kuidas teha nii, et ligipääsetavus oleks ühiskonnas rohkem mõistetud ja osa normaalsusest? See on $1 miljoni küsimus. Ja üks anonüümus on vastanud nõnda. Vähendada puude stigmat. Väga õige.
Ja nüüd üks teine anonüümos on siia küsinud ja ma loodan, et mõni pime saab siis vastata sellele küsimusele. Ja kui pimeda saatja on teisest soost ja siis on 3 punkti, 5, siis on tualett, 2 punkti, koma, punkt ja küsimärk. Et Kai, kas ma tohin küsida sinult kommentaari selle kohta, et kuidas siis on, et kui sinu saatja on näiteks sinu abikaasa, ta on meesterahvas, ma annan käest, ja tule siia valguse poole, ma annan mikrofoni ka. Et kuidas siis on selle saatja ja tualetiga? Tavaliselt on siis töötab ikka. Tavaliselt on siis invavetsu minek, kus kiire põgus kirjeldus, aga on ka olnud olukordi, kus mu abikaasa üle ukse koputab, ütleb, vabandust, meil oleks vaja siin kirjeldust natuke teha. No, on natuke piinlik, aga ja vahest on ka nii olnud, et kui WC on nagu tühi ja samal kui mul abikaasa kirjeldab ja naisterahvas hakkab sisse tulema, siis ta ütleb, oi, vabandust, sest ta arvas, et tuli meeste vetsu. Aga siis mu abikaasa ütleb, et ei, kõik on õige. Kõik on väga õige. Et selles mõttes on piinlikke olukordi olnud, aga no, nii see käib. Et vastavalt olukorrale on siis need lahendused. Aitäh sulle. Lähme tagasi istuma. Liisi annab sulle käe. Ja, aitäh. Head inimesed, me oleme üsna kenasti ajagraafikus püsinud ja meie seminari esimene teemablokk, ettekannete blokk on lõppenud. Teie lahkel loal kõnelen veel sellest, et nüüd ootab meid ees kohvipaus. 15 minutit. Katsume siis kõik need piinlikud hetked seal kirjeldada seda tualetti Liisi talle siis vähem. Ja tuleme tagasi. Ja kui juhtub nii, et me ikkagi, kuna meil on liikumisraskused ja ka meil on siin nägemispuudega inimesed, kes ei saa võib-olla kohe kohvi laualt kätte, anname andeks, kui me nõksa hiljem alustame, olete nõus. Aga 15 minutit on selleks praegu ette nähtud ja tulge tagasi ja siis jätkame juba ettekannete teise plokiga. Aitäh!